Minu nimi on Jaanus Aua ja mina olen Eesti Ornitoloogia Ühingu aastalinnu Mets-Kurvitsa projektivedaja. Hetkel me asume Parika sookaitsealal, Maalilise Väikejärve laudtee lähedal. Võib öelda seda, et parematel õhtutel lendab siit samast üle 50–60 metskurvitsat ühe tunni jooksul. See on väga suur number. Ja näib, et Parika sookaitseala metsad metskurvitsatele sobivad. Seni veel sobivad. Aga mitte sellest ei tahtnud ma teile rääkida. Metskurvits, nagu ütleb tema nimigi, elab on metsas. Ja erinevalt metskurvitsa lähimatest sugulastest, kelleks on tikutaja, rohunepp, mudanepp, on metskurvits valinud enda elupaigaks põhjapoolkera boreaalsed metsad. Täiskasvanud, niiskemad segametsad. Metskurvits saabub meile tavaliselt juba märtsis. Ning kui on juba tekkinud esimesed lumevabad laigud metsaservadesse, metsa, algavad mängulennud ja kõhuturniirid. Selleks, et alustada pesitsemist, välja valida enda pesitsuspartner. Esimesi munapesi Eestis võib leida juba aprilli esimestel päevadel ja neid võib leida ka augusti algul, mis tähendab seda, et metskurvitsa pesitsustsükkel meil tegelikult on väga pikk. Ja on ju teada, et metskurvits pesitses meie oludes 2 korda suve jooksul. Siin juures tekib ju kohe küsimus, et kuidas mõjutavad siis metsaraided ja meie jahiseadus metskurvitsate käekäiku. Ja minu poolt välja pakutuna võikski olla lähtumine tähendab selle linnuliigi puhul just nimelt tema pesitsustsükli pikkusest, mis tähendab seda, et raierahu võiks ju kehtida 1. aprillist kuni septembri alguseni ning kusjuures tuleks üle vaadata ka jahiseadus, mis lubab metskurvitsatel alustada jahtimist juba 20. augustist, kuigi, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, on metskurvitsate poegi meil leitud metsadest veel septembri esimestel päevadel. Et jaht metskurvitsatele võib-olla võiks alata ka alles 10. septembrist. Ja metskurvitsad võib ju jagada, ütleme, punakas-pruunideks vormideks, tumepruunideks, hallideks, aga tegelikult on ta ikkagi selline keskmisest suurem kahlaja, ilus hallikirju lind ja tänu sellele ilule, sellele kaitsevärvile me tegelikult ei näe teda sageli päevasel ajal just eriti mitte ja kui me isegi võib-olla kõnnime temast tema pesast 1-2 meetri kauguselt mööda, siis me pruugi seda üldse märgatagi. Metskurvitsa pesas on tavaliselt 4 muna. Ja kui alustatakse juba teistkordset pesitsemist juuni lõpus, juuli algul, siis on mune pesas 2, võib-olla 3. Aga mõnel juhul on leitud ka 5 ja 6 muna ja isegi 7 ja 8 munalisi kurnasid on ette tulnud, aga sellise puhul arvatakse, et sinna samasse ühte pessa on munenud mitu emaslindu. Kui me leiame ühe metskurvitsa pesa, siis me võime olla üsna kindlad, et samas lähipiirkonnas on veel 2, 3, võib-olla 4 pesa. Mis tähendab seda, et kaitstes ühte ja võib-olla räsates metsa võib-olla sealt 50-100 meetrit eemal me ei säästa teisi pesi. Metskurvitsa pesasid on leitud sageli ka 1 meetri kauguselt teineteisest. Et kõik sõltub metsatüübist, metskurvitsadele sobivast metsatüübist, kui palju võib olla pesi ühes samas piirkonnas koos.
ja öeldakse niimoodi, et väga heades kohtades on kuni 2 hektaril 5-6 pesa. Nii, ja kui rääkida nii-öelda vanade metsade osatähtsusest, siis me võime tuua ju väga hea näite Vormsi saarelt, kus metskõrvitsate seire uurimisalal tehtud tööd näitasid, et vanade metsade pesitsemiseks sobivate metsade langetamine kuni 25% ulatuses vähendab metskõrvitsate arvukust kuni 40%. See on ääretult suur number. No jah, me võime öelda seda, et asemele tulevad ju kuusenoorendikud, männinoorendikud. Tegelikult on niimoodi, et metskõrvits on valdavalt segametsade lind. Puhastes männimetsades pesitseb ta harva ja kuusikutes me ei kohta teda praktiliselt üldse. Ja kui me nüüd räägime sellest, kui palju on Eestis metsa, ehk siis metskõrvitsa jaoks sobivat metsa, võib öelda niimoodi, et meie metsapindala on 40-50% kogu vabariigi territooriumist. No tegelikult ei saa seda kõike nimetada ka metsaks. Ja kui me räägime, tähendab täiskasvanud niiskest segametsast, siis võib-olla seda on 30-40%, mis metskõrvitsatele üldse sobib. Ja siinkohal ma tahan ka tähelepanu juhtida ühele detailile, et meil on piirkonniti väga intensiivsed metsakuivendustööd. Ja võib öelda seda, et metskõrvitsatele metsakuivendustööd ei sobi. Ja on ju teada, et metsakuivendustööd ei sobi ka paljudele muudele liikidele, sealjuures näiteks tetredele, metsistele. Ma ei taha öelda seda, et metsakraavid oleksid metskõrvitsa poegade jaoks ületamatud, aga kuna tema põhitoidus on vihmauss, siis vihmaussi kuivas pinnases on võimatu leida.